Liisa, sa oled ju tegelikult Digitark Live'i saate staarkülaline, sest meil on 2 saadet olnud ja sa oled mõlemas saates külalisena esinemas käinud. Ütle mulle, võta sõnaõigus ja anna järgmiseks Arvamusfestivaliks paar head ideed. Mis olid need teemad, mis sinu arvates sellel aastal üldse jäid vaateväljast ja kõlapinnalt välja? Pigem ma näen siin teemasid, mis on hakanud see aasta tugevamini kasvama. Et ilmselt nende selliste suure huvi tõttu ei ole siin enam selliseid formaalseid telke, nagu oli esimesel aastal. Ehk et iga erakond saab 2 päeva olla ja kus olid arutelude kvaliteedid olid väga-väga erinevad, sest oli erinevalt nendesse investeeritud. Aega, tahtmist, mõtet, vahendeid. Mul on hea meel sel aastal näha siin sooala. Ma kahjuks ei ole veel ühtegi nende diskussiooni kuulnud, aga ma väga loodan, et see on samamoodi võtmes, et milline on see Eesti, kus on oma lapsi olemata sellest, kas nad on poisid või tüdrukud, parem kasvatada ja olemata sellest, kas nad on poisid või tüdrukud, on neil kõige rohkem võimalusi eneseteostuseks. Et see on üks minu suur lootus ja üks see, kuhu ma tahan kindlasti veel täna jõuda. Liina, sina see aasta ühtegi diskussiooni ise ei juhtinud või nendes otseselt ei osanenud või kui siis pealtvaatajana, aga sa hommikul mulle vihjasid, et tegelikult on sul juba mõtteid uueks aastaks. Nojah, ma nii natukene naljaga pooleks siis oma sõbrannale, kes siin ka kommunikatsiooni juhib ja siis festivali korraldab, tegin sellise ettepaneku, et miks mitte ei võiks olla ka selliseid võib-olla natukene elulähedasemaid teemasid, et ma ütlesin, et mina võiks vabalt teha siin oma siis Liina nipiraamatu nurgakese, et võin siis rääkida sellest, et kust leida õige mees või kuidas jääda ellu, kui sul on 4 last. Ja ma arvan, et neid teemasid leiaks kindlasti, sest mulle tundub, et kui nüüd ilm on nii ilus ja nendest pagulastest on nii palju räägitud, et võib-olla vahel võiks rääkida midagi natukene teise nurga alt ja võib-olla seda, mis tegelikult ka inimestele korda läheb, aga võib-olla mida ei julgetagi rääkida või mis tundub nagu esialgu Arvamusfestivalil natuke kohatu. Mina väga loodaks, et seda teeks, sest tegelikult kui sa ju vaatad ja ma olen ka korraldajatega pidanud siin mõnede teemade üle, et kas nad on Arvamusfestivali teemad või mitte, tuliseid arutelusid jõudnud täna juba pidada. Et kuni see, mida sa teed, vasta peale arutelutavale ja kuni sa võtad initsiatiivi, siis ma ei näe, miks ja seal on huvilisi, siis ma ei näe, miks need ei peaks olema Arvamusfestivalil. Absoluutselt mitte. Jah, nii et ma teen oma ettepaneku siis järgmiseks aastaks ja siis ma kutsun Liisa ka kindlasti siis sinna. Väga hea, oleme otsa lahti teinud järgmise aasta osas ka, aga Liina, oled ju kirjutanud Digitargas ühe põneva loo, mis oli kusjuures äärmiselt loetud lugu sellest, mismoodi fotografeerida tänapäevases digiühiskonnas erinevates sotsiaalvõrgustike keskkondades ja väga paljudel nendel piltidel olid ka sinu lapsed. Ja ma tean, et Liisa on sel teemal ka tuliselt sõna võtnud ja selle valdkonnaga tegeleb. Andke enda sissevaade sellesse teemasse, et mis ühiskonnas tegelikult meie lapsed täna elavad ja kuhu nad selles mõttes suunduvad, mis nende igapäevaelus, mõttemaailmas, turvalisuses ja kõiges selles, mis neid puudutab, ees ootab. Ja selle juures minu jaoks on siin veel see huvitav küsimus, et kes tegelikult saab vastutada. Sest selgelt juriidiliselt see laps vastutab siis, kui ta saab täisealiseks. Sotsiaalvõrgustikes on ta kohal juba varem, aga siis just kui nagu ikkagi juriidiliselt vastutab ta eest vanem. Ja kindlasti, kui on tegemist eelkooliealise valgklasside lapsega, siis on selgelt nii see initsiatiivi võtja kui ka vastutaja vanem. Ja minu jaoks on see hästi huvitav küsimus, et ühelt poolt mitte vaadates ainult sotsiaalvõrgustik, aga vaadates ka alates reality TV-st ja meelelahutusest ja kõigest sellisest, et kuhu vanemad peavad vajalikuks piirid panna. On neid, kes põhimõtteliselt oma lapsi üldse ei näita, aga olgem ausad, nad on nagu toredad ja ütlevad nunnusid asju ja sa tahaks seda kogu maailmaga jagada. Ja järjest rohkem su sõbrad ei ole kõik nii, et sa näed neid sellel kuul või sellel aastal isegi. Ja teinekord on vanavanemad
kohtades, kus ja siis muutub sotsiaalmeediale väga mugavaks. Ja mulle tundub, et see miinimumstandard ühe vanema jaoks peaks olema selles, et sa ei tee mitte midagi, mis sinu hiljem keskkoolis käival lapsel takistaks minna esimesele kohtingule inimesega, kes talle väga meeldib. Ehk et kui sinu last guugeldades selgub, et sina oled teinud otsuseid, kus on näiteks tema sündimine kogu maailmale näha, siis võib-olla ei ole ehk parim taktika. Aga kindlasti on see vanema vastutus ja siin see, et meelelahutusmeedia heidetakse ette, et on mingeid pilte avaldatud näiteks. Ma näen selgelt, et see algab vanemast. Ja minul on 2 blogi, et see blogi, kus ma siis tõesti kirjutan ja räägin sellest, mis ma oma beebidega teen, et see on kinnine, et seal tõesti on ainult need valitud minu sõbrad, siis kellele ma tahan näidata seda maailma. Sest minul ka ema ise elab Ameerikas, et siis muidu tal jääks ilma nagu kõigist nendest vahetutest lugudest. Aga ma päris tihti, kui ma Instagramis näiteks vaatan, mida minu sõbrad oma laste kohta avaldavad, siis see on väga äärmuslik, et on näiteks mõni ema, kellel on ka oma beebidel on oma hashtag ja ilmselt ongi, et kui ta siis tõesti saab kunagi 18 või kui ta läheb nüüd 10 või 15 aastaselt esimest korda kohtingule ja nüüd kui see girlfriend siis, eks ju, teda guugeldab, siis tuleb sealt välja tuhandeid pilte, eks ju, et see on nagu see üks äärmus. Aga teine pool on tõesti see, et mõned isegi ei pane üldse kuskile oma lastest pilte üles, et nad kohe teadlikult ikka hoiavad väga selle ukse kinni, et tõesti seda privaatsust tagada. Et ma arvan, et see tõde on kuskil seal vahepeal, aga ma alati, kui ma nüüd lapsest midagi postitan, ma alati enne ikka mõtlen, et kas see on see pilt, mida ma tahaksin, et mu laps kunagi ise sealt Facebookist leiab või kas see on asi, mida ta võiks mulle ette heita, et miks sa minust sellise pildi panid. Ja jättes kõrvale need beebid, kes on tööstus iseenesest. Ehk siis näiteks võeti need beebid, kes on tööstus ja toode juba enne seda, kui nad on sündinud, näiteks Kardashiani beebid. Just. Sest see on omaette fenomen. Siis siin selgelt ongi ka minu jaoks see küsimus, et kas see laps oma, ütleme siis, keerulises puberteedis, kui kergesti selle vanema sammu andestaks. Sest see on nagu selline täiskasvanuks saamise osa, et sul on piinlikult käituv sugulane, kes ühel hetkel kohtub kas sinu sõpradega või ka inimesega, kes sulle väga-väga meeldib ja küsib üle laua piinlikke küsimusi. Minu vanaema on küsinud ükskord üle laua, et kui meil siin juba te siin istute ja laud on kaetud, et äkki teeks kihtluspöö ära. See laua äärde sattunud härrasmees tõmbas kahvli kurku. Ja see on üks osa täiskasvanuks saamiseks, sest sa õpid selliste olukordadega hakkama saama. Aga võib-olla mitte kogu maailma ees. Mul tuli üks hea lugu meelde, et kui enne oli siin juttu sellest, et mida me tahame, et meie selle lapse tulevane kaasa võib-olla sealt kuskilt Facebooki avarustest või netiavarustest leiab, et siis kui minu tütar oli see kohutav kahene, kes tõesti oli ikka väga kapriisne, siis ainukene asi, mis tema puhul toimis, oli see, et kui ta seal kuskil põrandal püherdas ja röökis, siis ma võtsin oma nutitelefoni ja siis ma filmisin teda ja filmisin seda, kuidas ta seal kisas ja siis näitasin talle seda ja siis ta iga kord vaatas, oi, Teele nutab. Ja siis see oli nagu see koht, kus ma siis sain nagu hakata temaga suhtlema ja siis ta tavaliselt siis seletas, et miks Teele nutab. Aga nii kaua, kui ta seal maas nutis, siis ta absoluutselt mitte millegagi ei olnud nõus ja ei olnud üldse ühegi lepitusega nagu nõus. Nii et vahel isegi see digimaailm tuleb appi. Just ma seda tahtsingi jätkuks küsida, et see pildistamine, postitamine, sotsiaalmeedia on ju ainult selle digimaailma veepealne osa, et mis võiks olla veel need olulised nüansid selles digielus, mis meie tuleviku lapsi tegelikult iga päev hakkavad mõjutama või millega nad peavad lihtsalt arvestama? Jälle Liinal on need lapsed, kust on praktilised näited, aga seda 1,5 aastast, kes on õudselt rahulolematu raamatuga, kes ta ei saa niiviisi lehte keerata, et seda me oleme ilmselt kõik näinud ja see, et tänased lapsed fundamentaalselt teistmoodi suhestuvad
enda ümber ka selle lugude maailmaga, sest nad tingimata enam ei näe mitte muinasjuturaamatut, vaid nad näevad mingis teises formaadis seda. Ja me ei tea, mis formaadis see on veel näiteks 5 aasta pärast. Et see paratamatult tähendab ka seda, et need see mõjutab haridust, see mõjutab seda, kuidas nad on harjunud infot saama, see mõjutab seda, kuidas nad on harjunud ka suhtlema. Ja teiselt poolt see, et enam ei käida tingimata igal pühapäeval vanaema juures pannkooke söömas, vaid näiteks vanaema neljapäeviti loeb Skype'is unejuttu. Ja see tähendab ka läheduse idee, et see on vähem seda, et vanaema saab võtta või näiteks üks vanem, kes ei ole alati samas linnas, saab võtta lapse sülle, kui ta saab haiget ja järjest rohkem on see suhtlus kuidagi vahendatud. Et need on kahtlemata muutused, mille mõjusid me täna tegelikult veel ei tea selgelt. Ma just tahtsin jälle Liisa Loole nüüd praktilise näite jälle juurde tuua, et me käisime eelmine aasta lastega Tallinnas kunstimuuseumis ja siis seal oli iga maali kõrval oli siis postament, kus oli jutt, et millest see maal räägib. Ja lapsed absoluutselt iga postamendi juurde läksid lootuses, et seal ikka midagi nagu toimub. Midagi saab katsuda. Jah, sest nad on harjunud sellega, et käed külge on kõik eksponaadid. Ja siis oli ikkagi päris raske neile seletada, et võt see on nüüd kunstimuuseum, kus sa ei tohi mitte midagi katsuda ja käsi külge panna, et nad on ikkagi juba meie lapsed fundamentaalselt teistmoodi, aga meie nüüd oleme ikkagi seda ekraani kasutust tõmmanud tugevalt tagasi, et mul on nüüd poiss on 6-aastane ja tegelikult kui anda talle võimalus, siis ta oleks päev otsa seal ekraani maailmas, kas vaataks multifilmi televiisorist või kasutaks tahvelarvutit ja mängiks. Ja me nüüd ütlesime talle nii, et seni kuni on suvi ja päike paistab ja on võimalik minna õue mängima, siis tegelikult me panime kõikidele arvutitele paroolid peale, et ta üldse ei pääse sinna, sest väga lihtne on oma lapsi ära kaotada sinna digimaailmasse, et väga tihti ju kasutatakse televiisorit lapsehoidjana, et tegelikult sa paned talle need multikad ette ja lapsed võivad täiesti tunde niimoodi seal suu ammuli lahti, isegi ilma söömata, ilma milletagi olla, et see on nagu see oht. Ja sealjuures selle oht, mida on näha ka nagu Ameerika näiteks pedagoogilistes uuringutes, on see, et ta teleka ees või ekraani ees, ükskõik kas see on mingi interaktiivne ekraan või see on ühesuunaline ekraan, ta ekraani ees on justkui hoitud ja lõbustatud ja paigal ja ta ei hüppa üles-alla ja jookse peaga vastu seina. Aga tegelikkuses see laps on ju täiesti passiivne. Et see, mida ta seal õpib, on passiivselt istumist. See tähendab seda, et ühelt poolt ta ei õpi leidlikkust, ta ei õpi seda, et kuidas, meil oli 2 pulka ja 1 pael ja see pidi nagu mänguasi olema. Ja ta ei õpi initsiatiivi ja teiselt poolt ta ei kuluta ära päeva jooksul oma energiat, kui ta seal istub, mis tähendab seda, et õhtuks on ta selline närvipundar, kellel ei ole olnud väljundit. Ja see on selgelt trend, mida lastega tegelejad kirjeldavad nendes eriti tehnoloogilistes ühiskondades. Just, jah. Liisa, ennusta, millal jõuab meie põhiharidusse kohustuslik kooliaine turvalisus ja privaatsussätted minu elus? Liiga hilja, selleks on juba praegu liiga hilja. Aastat ma ei julge anda, aga selline digihügeen või küber või e-kirjaoskus on ilmselt ka asi, mida sa ainena ei saa õpetada, vaid see peab olema matemaatika on matemaatika, aga siis, kui teda kasutatakse füüsikas ja keemias. Ja see on üks nendest eluoskustest, mille õpetamises kool ei ole sageli väga osav. Et samamoodi nagu mõned koolid on paremad kui teised, näiteks argumenteerimise ja avaliku esinemise õpetamise, mis on samasugune eluoskus. Ja ma arvan, et see on ka asi, mida ei saa eraldi ainena õpetada, sest lapsed on näitele sellistes väga elulistes asjades palju vastuvõtlikumad kui loengule. Ja võib-olla see on midagi, mida esiteks peaks tulema juba koolis ja teiseks, mida peaks olema juba kodust. Et neid 6-aastaseid Facebooki kasutajaid ma tean rohkem kui 1. Ja teiselt poolt, mis koolis peaks olema
läbiv ja kolmandaks, mis peab olema näitena, mitte loenguna. Liina, fantaseeri, kui sinu laps tuleb ühel päeval siia Arvamusfestivalile, siis mis on need olulised teemad, mille üle temal on arvata? Eks see võiks siis olla, ma arvan, 10-20 aasta pärast. Iseenesest on see üldse huvitav küsimus, et kas meil 20 aasta pärast on üldse selline festival, kus veel nüüd füüsilised inimesed tulevad tõesti kokku ja arutavad, et või on siis nii, et nad võib-olla sealt igast oma maailma otsast või ka kuskilt Muhumaa talust siis otse ülekandena teleporteeritakse siia. Aga ma arvan, et ega need püsiväärtuste teemad, see, mida mina siin välja pakkusin, mis ka võiks olla esindatud, ma arvan, et ega see jääb ikkagi samaks, et ega see inimloomus on ju sama, et eks me ikkagi laias astus arutleme selle üle, et kuidas olla ikkagi õnnelik või kuidas teha just seda, mis sulle endale meeldib ja kui sa veel seda ei tee, et siis kuidas siis võimalikult ruttu oma elu nii ära muuta, et teha seda, mis sind tõesti nagu silma särama paneb. Ja ma küll loodan, et ka Liina lapsed, kui nad siia jõuavad, on seda sellist nagu maailma muutmise ägedat vaimu, mis tegelikult siin väga paljusid arutelusid kannab, et kuidas peaks asjad olema ja kuidas me sinna jõuame. Et ma küll loodan, et see selline entusiasm või jultumus uskuda, et sa suudadki midagi alustada ja muuta. Et ma loodan küll, et see on siiski alles siin. Aitäh teile tulemast Digitark Live'i ja MTLive'i kanalile. Loodan, et leiate veel täna õhtul endale meeldivaid vestluspartnereid ja mõttetalguid siin Paides. Lõpp on lähedal, meie viimane etteaste siit Vunk Innovatsiooni telgist kohe algab täpselt kell 5 ja räägimegi millenniumi lastest ja nende viisidest ja võimalustest lahutada oma meelt. Paneel on juba valmis ja kohe meie asemele siia toolidesse istumas. Olge meiega ja Vunk Innovatsiooniala ning Digitark Live'i programmi me võtame täna kokku kell 18:30.